hommikust. Tere. Tead, mis on naljakas või? Tegelikult ei ärganud liiga palju varem. Aga tundub nagu mingi kuradi pikk päev ootab ees, sest et nii mitmes kohas tuleb ära käia. Täna saab kõvasti kilomeetrid maha sõidetud. Uue Cupra Terramariga. Täna tuleb päris tutske vlog, sest kell on 7:30. Me sõidame Tartusse. Meid ootab Moto Exotica 2025. Ranet on tagaistmel, teeb päeva jooksul storisid ja et kohale jõudis, pani poole ööni tudengi pagi kokku, aga Red Bulli võttis näppu. Peale lõunat me sõidame Momusse, sest Eestisse tuleb Giacomo Agostini ehk 15-kordne moto maailmameister, kellega enamusel teist on võimalus kohtuda laupäeval Moto Exotical, aga meie saame temaga Momus intervjuu teha. Ja see pole veel kõik, sest et me sõidame tuliuue Cupra Terramariga ja me räägime ka sellest. Ja kui Moto Exotica on läbi, siis ei ole kaugel enam maamess. Moto Exotica Tartus, juba Motodepoo motorattad tervitavad siin väljas. Autode rivi siin, top auto, Ameerika auto, aga 21. motonäitus, nii et me läheme sinna sisse vaatama. A-halli sisse astudes tervitavad meid kõigepealt Royal Enfield ja Harley Davidson. Mina ise suurem asi Harley mees ei ole, aga Pan-Ameerikaga olen sõitmas käinud ja sai isegi Ida-Virumaal kaevandusaladel väga kihvtilt hakkama, hoolimata sellest, et ei olnud kõige tummisem rehval. Ja siin MV Augusta, kes siis tähistab 80. juubeli aastat. Seal on ühed ilusad toolid valmis pandud sellepärast, et tegelikult me juba mainisime. Sinna tuleb 15-kordne maailmameister, 10-kordne Isle of Mani võitja Giacomo Agostini. Mees on 82, käib siiamaani vahel motoratastega sõitmas. Husqvarna on oma alale toonud lisaks motoratastele ka jalgrataste valiku, mis tundub, et kõik on akudega varustatud ehk et ei pea endal kõige tugevam jalg olema. Aga siklitest mulle väga meeldib see uus 800 Wittbilen, mis tähistab küll, või tähendab rootsi keeles valget noolt, aga see eriseeria kollane on väga šef. Ja muidugi Nordenite valik on üks asi, mis, kuna mulle need matkarattad lihtsalt nii väga meeldivad, siis 2 erinevat versiooni Nordenit on siin samamoodi väljas, aga ma ütlen, et siis nende Svart ja Wittbilenite uusversioonid, need on sellised rattad, millega täitsa võiks sõitu proovidest, kui seda 400 Wittbilenit vaadata 5000 euro eest, ma arvan, siin ratast küll. CF Moto, väga suure alaga väljas, 4-rattalised, 2-rattalised. 2-rattalistest, tead, tegelikult CF Motost üldse liiga pikalt ei räägi, sellepärast, et 675 SRR, meil tuleb sellest varsti lühivideo, käisin Portugalis proovimas. Sama lugu 800 MTX-iga sai Portugalis proovida ja 450 MT oli see, millega me eelmine aasta motomotiivi tegime, aga lastele näiteks väiksed elektrikad ja ma tooks esile uus Pagid Z10 Turbo ja siis GeForce'i ATV MV maadversioon, mis on eestlaste arendatud ja tänaseks täiesti ametlikult tehase liinilt tuleb toode. Autouudiseid ka vahele. Corvette'il on Eestis ametlik esindaja, see on Ameerika auto Tallinnas Sõpruse puiesteel ja 2 uut Corvette'i on kohal. Muuseas, üks neist kannab nime E-Ray, ehk siis Corvette on tänaseks 4-veoline esisillas elektrimootor. B-hall, ei räägi kõigepealt motoratastest, näitan tõuksi. Elektritõuks Pure, vaata, siin on McLareni kirjad peal, F1 nädalavahetus ja hooaeg ka ju algamas. Selle firma taga on Lando Norrise isa, aga siin kõrval Lange motokeskus, muidugi oma kõigepealt muude tegemistega, sest seal saab ju karti sõita, aga ka KTM-id on väljas, sellepärast et Langel on ju ka KTM-i esindus. Pikrivi tänavarattaid ja siis muidugi neid masinaid, mis sobivad sinna, kus mul meeldib rohkem motorattaga sõita. B-hallis jätkame. Mutt motorattad. Minu käest on jumala palju küsitud, et kas sellel on seos ja tegu midagi Eestiga, aga see mutt ei ole selle ei vanamuti ega mullamutiga seotud. Ma ütlesin, et sellised hipsteri motorattad. Siit edasi, ma ei tea, mida Alexela pakub. Lisaks sellele, et nad pakuvad väga palju energiat. Motorem, aga siin nurga taga need on Eesti kõige kõvemad mehed selles vallas, et kui sul on ATV ja sa nüüd ise oled hästi kõva mees,
aga arvad, et su ATV ei ole nii kõva veel, siis sa pöördud Hunt tuuningu poole, sellepärast, et nemad ehitavad sinu ATV ringi selliseks, et mina ei tea, põhimõtteliselt võid maa alt ja vee alt minna sellega läbi sõita. matkasuvilad.ee teevad sinu elu mõnusaks ja mugavaks, aga näed, kuna me oleme enne messi avamist, siis Keijo alles siin paneb kõiki asju ilusti triiki ja selgelt. Bikeman, motovarustuse pood, kus tuleb tunnistada, et ma olen päris mitu korda käinud, olenemata sellest, kas mul on olnud vaja kõigest sokke või kiivrit ja mul on tunne, et tuleb vaadata, kas minu suurus seda roosat siklisõidu varustust on, sest mu eelmine roosa on väga ära väsinud. Küünileid, mootorrataste väljapaneku, siis ei ole klantsid, kuigi seal üks mees praegu lapitab kõvasti, näeb vaeva, aga minu arust ei tohiks. Ehk siis Unique Moto esitleb sellist asja, mootorrattad, mis on kuskilt kokku korjatud ja siia välja toodud täpselt sellisena, nagu nad on. Ei ole üleliia värvitud tehtud, siin on ikka siukest 100 aastat vana toodangut ka näha. See siin mu kõrval on IS65M mootor, üks pütt, aga 2 küünalt, sellepärast, et elektrisüsteem oli dubleeritud. Mootorrattaid võib-olla selliseid, nagu siin pildil siis nii-öelda on toodeti mingi paarkümmend tükki Eestis, ma ei tea, 4-5. N-liidu koondis siis pidi sellega enduro võistlustel käima 6 päeva endurol ja kui keegi peaks juhtumisi teadma, et midagi sellist kuskil vedeleb, siis ühte sellist soovitakse komplekteerida. Ivar Vaderpassi kontaktid on siin juures, nii et kui tahate Eesti moto ajaloole õlga alla panna, siis vaadake, mis teil küüni all on. Tartumaal asub selline asi nagu Äksi Motorancho, kus tegutseb Äksi motoklubi. Mis teeb selle motoklubi eriliseks, on üks väga oluline fakt. Nemad kutsuvad trenni kõige pisemaid ehk kasvatavad välja meie moto tulevikku ja et kui sul on juba niisugune 4-aastane nagamann, ei pea poiss olema, võib tüdruk olla, siis pöördud Äksi perekonna poole sinna ja panevad trenni. Aga mis saab edasi, kui sa oled trennis käinud, sul on ju, sa hakkad võidu sõitma, siis sul on vaja litsentsi, mille eest seisab hea Eesti Mootorratta Föderatsioon, siin mehed toimetavad alles vara hommikul, ei tea isegi, mida nad siin näitama ja rääkima hakkavad, aga Motoföderatsioon, mille alla siis käivad kõik Eesti motovõistlused, on välja tulemas suure ja uhke plaaniga ja tulevikku vaatav, nii et tulete siit boksist läbi, siis räägitakse teile. C-hallis. Normaalne ja korralik ala BMW mootorrattaid, muidugi Mehka, Belt on üldse ennast siia üle, ma ei tea, saali mitmesse kohta ära pannud, Yamaha, Segway, Ducati. Aga nagu ma ennem ka juba mainisin, et Moto Exotical ei ole ainult mootorrattad, siin on näiteks, miks mitte lapsele osta siis alternatiivina näiteks, mopeedauto, elektriline, why not? Mina ei oska jälle tänavaratastest midagi rääkida, muidugi vaata, vinge, suur R18. Ma ei ole lihtsalt selle ratta mees. Elektriline linnaliikur, väga futudisainiga, sellest on suurem versioon ka olemas. Matkakad GS-id, Pandre on praegu GS-iga Marokos. Aga mitte, et ma ise mingi kõva paigimees oleks, aga 1000 RR mootorratas, millele on Eestis reklaam filmitud. Tartu enda poiss Reimo Sagor mängis seal peaosalist ja no mingi mööndusega võib ju öelda, et Hannes Soomer sõidab sellisega võidu. Siin on mootorratas, mida on maailmas 100 tükki, nad on nummerdatud. Siin on suured tähtsad, näed, Aprilia Racing tegevjuhi Massimo Rivola on ise pannud sertifikaadile allkirja. Ainult ringrajal kasutamiseks mootorratas, aga Aprilia muu mudelivalik ja Vespad on siin samuti väljas. Ja siis mis käib ju ka natukene niisuguse moto ja selle hobitsemise asjaga kaasa. Risto selja taga, nii IV Plussis siis tulevad kui ka Motorhome'i matkaautod. Kuna Mehka on ka PRP-masinate esindaja, siis lisaks Can-Ami ATV-dele Sea-Doo jetid või skuutrid, ma ei tea, kuidas mida nimetatakse, aga Mehkal on jah ka pikk rivi, sest et neil on siin veel KTM-id ja siis me jõuame edasi Veldiboksi, kus ODC ATV-d ja töömasinad UTV-d, aga
ma pööraks tähelepanu sellele väiksele kirjale siin või siis suurele seina peal. Iron Baltic, see on tegelikult Tallinna külje all olev ettevõte, ehk need on Eestis toodetud lisavarustus, sahad, kopad, niidukid ja ma ei tea, mis kõik veel. Kui keegi arvab, et elektrilise mootorrattaga ei saa kiiresti ja ägedalt sõita, siis ma arvan, et vaadake, mida rootslane Eddie Carlson teeb, kes selle Starkvargi, mis see siis, brändi saadik on, käis ka Eestis eelmine aasta Aidu Endurol sõitmas, tegi kõikidel meestel seljad prügiseks ja seda Starkvargi elektrilist tsiklit saad sa samamoodi Veldist. Siin selja taga on veel Veldi üks lisaboks, kus on siis beta nii-öelda krossiratast ala. Aga ja nüüd me oleme jõudnud Ducati boksi, kus ma näitan teile midagi tõeliselt ilusat. Ducati Panigale V4, 1100 kuupikut, peaaegu 160 kilovatti. Ja tead, miks siia on veel hea tulla? Mitte ainult sellepärast, et siin sellised kõige ilusamad, siin saab juua. Tere! Raiko, mis sa siin siuks mütsiga teed? Väga hea müts on. Võta ära, kuule häbi vaadata. Inimesed naeravad sulle niimoodi. Vaat ilus poiss kohe. Vist ei saagi koju. Nii, ja muidugi. See on teenindus. Ilusat moto eksootikat teile. Ja kes vaatas messi tutvustust, et Sigway on väljas ja lootis mingeid üherattalisi liikureid saada, siis siin on hoopis super villan pagi. Aga Sigway mudelivalik nii-öelda motomaailmas on päris lai, küll 4-rattalised, aga siis ATV-d, UTV-d ja pagid. Ning Sigway vastas siin, ütleme just kui messi kõige lõpus. Yamaha keskus oma, no ütleks ka ikka väga pika mudeli riviga ja Yamaha ma ei mäletagi, kas on väga palju varem messil käinud, nii et tulge kohale, mess on veel laupäeval avatud. Kui Moto Exotical siin on suuresti välja reklaamitud, et Giacomo Agostini, kes siis on 15-kordne motoringraja maailmameister, on koha peal, siis mina sattusin reedesel päeval siia Juha Salmineni juurde. Juha, you are 13-time Enduro World Champion. Yeah, correct, yeah. What brings you to Estonia? These days, I'm working for Husqvarna, and we have a Husqvarna dealer here in the exhibition, so I came to help him and go work with him about for the exhibition. I know if you are going to the Helsinki MP-messut, then everybody is autograph. Yeah. In here, it's a little bit easier, yeah? It's easier, yeah, but I don't mind, it's nice to be here, and it's really, really nice that you guys have an exhibition like that here. Are you still riding? Once in a while, not necessarily every day or every month even, so it depends, when I need to and when I feel the good, then I go riding, but not every day anymore. Is there any bike you would like point out from today's, like a new Husqvarna lineup? Well, we have the good new product. We have the Wheatpilen 801, and then we have, of course, the Nordens, which are really, really popular these days, adventure bikes. So I like adventure bikes. Yeah. I've tested already the Norden last summer, I think. Yeah, that's definitely something to see. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Navigatsiooniseadmesse on sisestatud nüüd Momu ja Turba, kuhu me sõidame Tartust mingisugune 2,5 tundi. Risto paneb teile seda sama vlogi juba kokku. Mina valmistan ette küsimusi. Facebookis olen. Mida härra Agostinilt küsida. Ranet on üles laadinud hulga storiesid ja saab nüüd autojuhi rollis olla. Lumi on sulanud päeva peale meil siin. Jaa, juba on 1 kraad sooja. Kevad on südames, päike paistab. Momusse on veits alla poole tunni. Küsimused härra Agostinile on valmis mõeldud ja nüüd oleks veel vaja mõelda, et mida me oskame selle auto kohta rääkida. Cupra puhul ma hakkan nüüd see nimest peale, sellepärast, et tuletame veel kord meelde. Cupra tuleb 2 sõnast. Cup Racing. Ja ma arvan, et kõik nõustuvad minuga, et kui vaadata kogu selle vaakgrupi mudeleid, siis Cuprad on need, mis on siuksed kõige sportlikuma touchiga, sellepärast, et ma ei tea, see rool ja istmed ja
siuke väikene disainis alati on midagi jõulisemat, aga Terramar on pisikene linnakene Barcelona lähedal merekaldal ja tegelikult on see tähtis hoopis ühel teisel põhjusel, sellepärast et nüüd juba üle 100 aasta tagasi ehitati sinna Autodromo de Sitges Terramar, mis oli tol ajal maailma üks kõige esimestest ringradadest. Tõsi, liiga palju seal ei võisteldud ja täna ta ka kasutusel ei ole, aga selle sama auto reklaampildid on näiteks seal tehtud ja Grand Tour on seal käinud, nii et temast on saanud natukene teistsugune koht kui võidusõidu meka. Terramari puhul valikud on suhteliselt lihtsad, 1,5 või 2-liitrine mootor, erinevad võimsused, esivedu või nelikvedu. Meie kasutada on selline masin, millel numbritena on kirjas 204 hobujõudu ja ta on pistikhübriid. Ja kui sulle tundub, et sellest jääb väheks, siis võid valida VZ-versiooni, ehk siis tegelikult ongi ainult 2 varustust, baasvarustus Terramar ja siis Terramar VZ, kus siis on mootorid vähe kangemad ja rohkem jubinaid. Hinnad hakkavad mingi tutvumishinnaga siin 35 000 ja veidi peale ja kerivad sinna 10 000 veel otsa, oleneb siis, mida sa sinna juurde tahad ja kui kangeks sa tahad ajada. Puhas sisepõlemisversioon, siis ilma pistikhübriidita on võimalik saada 4 vedu ja äkki 265 hobujõudu, aga pistikhübriidina siis see kõige võimsam, mis on küll ainult esiveoline, on 272 hobujõudu. Ma ei tea, kui mingid siuksed paralleeli tõmmata, et kus see Terramar justkui seal Cupra perekonnas sees on, siis Formentor on kõigile tuttav, seda on palju juba näidatud, seda on hästi müüdud, siis ta justkui oleks nagu selline linnamaasturi kerega Formentor, aga ta on grammi võrra suurem ja nüüd ongi, kui sa teda sinna oma konkurentide kõrvale paned, siis temast õhkab seda nii-öelda Cupra DNA-d, seda sportlikumat olemust. Kuna 500 kilomeetriga sai auto väga mustaks, siis tõime ta siia stallasse. Kevin lööb selle nii läikima, et ma arvan, uuena ei ole ka see Cupra nii ilus olnud. Nii et, mis siis oli? Tallinn, Tartu, Turba, Tallinn. Muuseas, Tallinnast Tartusse keskmine kütusekula, kuna me läksime täisakuga 4,9 liitrit ja siis tühja akuga Tartust Turba kaudu uuesti Tallinnasse tuli kütusekuluks 6,5 liitrit. Ma ei tea, keskmine hinne siuksele masinale. 3 inimesega niimoodi reisimiseks igati mõistlik. Ma lihtsalt ei ole võib-olla linnamaasturi kere kõige suurem fänni. Mulle Formentor lihtsalt, kui Cupral tuli, siis see oli nii äge auto. Aga ma saan aru, et see täidab täiesti oma eesmärki siin turul.